tulemast verivärskesse podcasti Kaarman kõnetab. Minu nimi on Andres Kaarman, olen Parempoolsete erakonna juhatuse liige ja igapäevase leiva toob lauale töö Saue vallavalitsuses, kus ma töötan abivallavanemana. Lükkame käima sellise parempoolse mõtteviisiga podcasti, vaatame erinevaid ühiskondlikke teemasid, ka valupunkte ja ma loodan, et meil alati on stuudios ka mõni põnev külaline, kes avab neid teemasid võib-olla veidi teistsuguse nurga alt. Aga mul on väga hea meel, et meie esimeseks külaliseks on erakond Parempoolsed esimees, õigusekspert ja viimastel kuudel ka üha rohkem läbi käinud Eesti Vehklemisliidu president Lavly Perling. Tere tulemast! Tere ja aitäh kutsumast! No ikka kutsume. Häid esinejaid, ütleme nii, et ei ole palju, aga sinuga on alati nagu mõnus rääkida. Aga enne kui me nii-öelda seda saadet kokku leppisime, siis me natuke arutasime ka teemasid, mida me võiksime arutada ja ma ise noppisin välja 2 väga huvitavat, mõnes mõttes ka põnevat ja sellist väga vastuolulist teemat, et õigusriik ja korruptsioon. Sellest on viimasel ajal hästi palju juttu olnud ja ausalt öeldes eelmine nädal ma lugesin Eesti Ekspressist Madis Hindre nii-öelda artiklit või kokkuvõtet pealkirjaga Ohtlik usalduskriis. Poliitikud usuvad, et neid kuulatakse pealt ja nende kõigi kohta on toimik. Ma pean tunnistama, et ma lugesin seda päris mitu korda läbi, et veenduda, et poliitikud tõesti nii mõtlevad. Ma olen suga väga nõus, et kui mina seda artiklit lugesin, siis ma sain aru, et meil on tõsine probleem. Et meil on tõsine probleem, kui meil on riigi juhtimise juures inimesed, kelle puhul üks on õiguskomisjoni juht ja ta päriselt räägib, et kõigi koht on toimik ja meil on nagu haridusminister, kes päriselt arutab, et ta kardab nagu enam-vähem allkirju panna, sellepärast, et äkki pannakse vangi. Ehk korruptsioonivastane võitlus on olnud Eesti üks edu alustest. Et ma olen alati öelnud, et on olnud 3 alust Eesti edule. Parempoolsed majandusreformid, päriselt kehtestatud õigusriik ja muutunud mõtteviis, et me sealt idast, kus me tulime, võtsime omaks sellise lääneliku mõtteviisi. Ja nüüd me räägime sellest õigusriigist, mida me oleme 30 aastat ehitanud ja ma üldse ei hakka õigustama seda, et kui õiguskaitseasutused on eksinud, pannud puusse menetlustega, mis iganes, sellega tuleb ka tegeleda, peabki nõudlik olema, aga me räägime riigi juhtimise tasandil, kus ministrid ütlevad, et meil on toimikuid või keegi kardab vangi panemist, siis ma väidan, et punkt 1, kui nad päriselt mõtlevad nii, siis on paranoiad ja kui nad ainult räägivad nii, siis nad on vastutustundetud sellepärast, et nad lõhuvad inimeste usaldust õigussüsteemi vastu. No, ma just tahtsingi selle juurde jõuda, et ütleme, et täna nii-öelda kritiseerivad õigusriiki ka inimesed, kes meil seda riiki juhivad, on nad siis ministrid, on nad siis Riigikogus komisjonide esimehed, et 10, 15, 20 aastat tagasi me kuidagi nagu itsitasime selle üle, et kui menetleti siin Reiljaneid, Savisaart, et siis olid nagu riigijuhtidel selline uhke tunne, et õigusriik toimib, kõik muud asjad ja üks erakond rääkis selles mõttes sellisest nii-öelda süvariigist. Et nüüd on need samad riigid, samad ütleme riigijuhid või erakondade juhid, esindajad ja mitte mingid 3. järgu tegelased. Et nüüd nemad ütlevad, et ikkagi midagi on väga valesti, et Eks seegi on ju mõtlema panev, et tänasel erakondade maastikul on parempoolsed jäänud ainsaks erakonnaks, kes väga selgelt ütleb, et punkt 1, me oleme totaalselt korruptsiooni vastu, punkt 2, korruptsioonivastane võitlus on igapäevane tegevus ja 3, me usaldame oma riigi institutsioone. Ja jälle me jõuame tagasi selle juurde, et institutsioonide usaldamine ei tähenda seda, et sa ei peaks olema nõudlik menetluste kvaliteedi suhtes, selle suhtes, et need õiguskaitseasutused peavad nagu suutma selgitada, mida nad teevad, miks nad menetlevad, mis on see laiem pilt ja laiem mõju igal sellel menetlusel. Aga see, mis on juhtunud, tundub, on selline laiem ühiskondlik tendents, mis on ohtlik, et on tekkinud esiteks usaldamatus poliitikute poolt, oma riik, mida nad juhivad, oma riigi õigussüsteemi ja institutsioonide vastu. Teiseks, ma möönan,
et ma tean, et nagu sinagi oled nagu hea poliitik ja tugev poliitikud ütlevad, et ära kasuta metafoore, aga mulle metafoorid meeldivad ja et ma väidan, et isegi kui on juhtunud, et kuidagi on nagu õigussüsteem pihta saanud, et ühe lühikese aja juurde on sattunud sellised menetlused, mis tekitavad küsimusi, et on nagu haavata saanud lind, kes on pihta saanud, siis mõistlik oleks aidata lindu ja ta lendama uuesti aidata, aga see, mis meie poliitikud täna teevad, on see, et nad veel nokivad ja tegelikult süvendavad seda õigussüsteemi vastast sellist usalduse määra. Õnneks, kui küll me vaatame numbreid, siis inimesed endiselt usaldavad õigussüsteemi ja selles mõttes on nagu hästi. Küll aga ma nagu julgen öelda, et kui see niimoodi jätkab, et kui see nagu ikkagi kogu aeg riigijuhi tasandil õõnestad seda õiguse usaldusväärsust, siis sellel on ühel päeval tagajärjed, et mina, kes ma töötan igapäevaselt Moldovas ja Ukrainas ja ma väidan, et korruptsioonivastane võitlus ei ole mitte kriminaalmenetlused. See on usaldus meie riigi vastu, kas investeeringud tulevad, kas inimesed usaldavad, see on kaitsetahte küsimus, see on sisejulgeoleku küsimus, sellel on nii palju tendentse, et ma pean hästi vastutustundetuks seda, mida täna tehakse. See, et advokaadid seisavad oma klientide huvide eest ja kirjutavad teinekord selliseid küsitava väärtusega arvamusi, jälle las nad teevad, aga kes peavad otsa vaatama endale, on ikkagi need inimesed, kes töötavad parlamendis, valitsuses. Teie käes on kõik hoovad, kui te ei ole millegagi rahul, siis parandada kvaliteeti õigussüsteemil, aga mitte õõnestada seda. Hetke pärast ma panen siia, lasen ekraani peale panna ühe pildi, aga just usaldusest rääkides, et kas see ei ole nagu natukene selline, ma ei ütleks, et déjà vu, aga selline paranoiline tunne, et sa käid täna, ütleme, Ukrainas, Moldovas, kus sa näed vaeva, teed tööd, et nii-öelda hakata seda vundamenti laduma, et tekiks nagu selline aus korruptsiooni, kas päris korruptsioonivaba, aga vähese korruptsiooniga riik, millele ehitada üles demokraatiate majandust. Ja siis sa tuled sealt, ma ei tea, läbi Poola või kus kaudu sa lendad, jõuad Eestisse, teed lehe lahti ja vaatad, et meil poliitikud on nii-öelda kambaga nende alustalade kallal ja kõigutavad seda. Vahel on mul see tunne olnud küll, jah, ja see on kurb, et see ju ei ole saladus, et olles ise ikkagi väga palju jõudu ja energiat pannud sellesse korruptsioonivastasesse võitlusesse aastakümneid. Ja mul ei ole mitte midagi häbeneda, et ma olen teinud oma tööd oma laste ja tulevikupõlvede nimel, sest korruptsioon on see, mis annab võimaluse selliseks ausaks konkurentsiks, see, mis annab võimaluse vabadusteks, ma räägin suuremateks investeeringuteks. Ja see emotsioon on kurb, et mõnes mõttes, et kui ma näen, et Moldovas, Euroopa kõige vaesemas riigis on jõutud selleni, et üha paremini saadakse aru, mis seos on vaesusel ja korruptsioonil, siis tulles siia tagasi, kuuled nagu riigijuhte kõnelemas justkui sellest, et ärge nüüd reageerige ja et kas ikka peab kogu korruptsiooniga võitlema ja natuke korruptsiooni on ikkagi ju täitsa nagu okei. Et ma arvan, täna ei ole veel mõtet püssi põõsasse visata, et ma arvan, et ma olen paandunud optimist ja ma jään selle juurde, et mina pean oma kohuseks edasi rääkida korruptsioonivastasest võitlusest ja mitte ainult rääkida, vaid ka seista selle eest. Ja ma nagu ütlen küll, et ma arvan, need, kes vähegi omavad veel vastutustunnet poliitilisel tasandil, peaks sellest aru saama, et sellest sõltub meie tulevikupõlvede heaolu. Just vaatadki ka, ütleme, Riigikogus, kui siin hiljuti oli näiteks Tõnis Mölderi nii-öelda saadiku puutumatuse võtmine, saadiku puutumatuse võtmine ei ole ju mingi süüdimõistmine. See on pigem see, et õiguskaitseorganid saaksid nii-öelda uurida, hinnangut anda. Ja kui seda saadiku puutumatust ära ei võetud ja siis tuleb Riigikogu komisjoni esimees, ka mitte mingi tavaline nii-öelda poliitik, ja küsitakse, et aga miks te selle poolt ei hääletanud, ja siis ta nagu, ma ei tea, kas see ka PR erakondades toimib. Ta vaatab kaamerasse ja ütleb, et aga ma olen ju ka kuluhüvitiste eest jõulupostkaarte saatnud. Ei, aga see mõtteviisi küsimus, et ma muidugi pean sulle tunnistama, et ega ma nagu kahjuks liiga palju imesta, et olles töötanud seal, kus ma ju olen ka töötanud, et
ega Reformierakonnal on alati omane olnud kuidagi oskus PR tasandil rääkida nagu põhiõiguste kaitses, aga tegelikult teha nagu kõik endast olenev, et korruptsioonikuritegude menetlemine oleks raskem. Et see on olnud midagi, mida nad on alati Keskerakonnaga jaganud. Et vanasti oli vähemasti nagu Isamaa see, kes kuidagi nagu seisis korruptsioonivastase võitluses, täna me näeme, et erakonna esimees kas ajab imelikku juttu või on vait, on ju, aga igal juhul me keegi enam ammu ju ei mõtle, et Isamaa kuidagi korruptsioonivastase võitluses seisab. Mis tähendab, et see on tegelikult parempoolsetel hästi karm, konkreetne ja väga tõsine roll jääda selleks erakonnaks, kes on korruptsiooni suhtes nulltolerantsiga. Et ühised kuriteod seovad palju rohkem kui sõprused ja mingid? Ma ei teagi, kas kuriteod, aga see on mõtteviis, jah, et see on see mõtteviis, et teades seda, et mis neil omal seal sees toimub, et nii nagu ma olen alati öelnud, et ega ühelt poolt ühiskonnast ei kao kunagi korruptsioon ja vägivald. See on lihtsalt inimloomuse omad. Küsimus on see, kuidas sellesse suhtutakse. Et ma saan aru, et parempoolsetel seisab selles mõttes ees päris nii-öelda tänamatu töö, et nii-öelda korruptsioonist ei saaks kompromiss. Ma usun küll, aga ma arvan, et meie valija on meiega 100% nõus ja ma arvan, et see ongi valdkond, kus kompromisse ei tehta. Vaataks korra, kui räägime usaldusest, et vaataks korra nii-öelda ekraani peale, et võtsin viimase Riigikantselei nii-öelda uuringu institutsioonide usalduse kohta, et prokuratuuri siin ei ole, siin minu arust prokuratuur sellist nii-öelda institutsioonide küsitlus võeti vist ära juba paarkümmend aastat tagasi, aga mis sa arvad, kes on kõige üleval? Või mis on kõige üleval? Kui ma neid protsente vaatan, ma arvan, muidu oleks kõige üleval kaitsejõud ja pääste, aga 49%, siis ma arvan midagi õigussüsteemist, et ma mäletan, vanasti olid politsei ja kohus suhteliselt samal maal. Ma võin, enne kui me näitame, et mis kõige all on? 3% usaldab täielikult, 31%. Kahjuks, ma arvan, on seal erakonnad. Seal all on tõesti Riigikogu, teisel kohal on president, aga esimesel kohal siis ikkagi politsei. Ja. Et kui me vaatame nüüd neid ka teisi, et ma sain ka näiteks Madis Timpsoni selles mõttes sõnavõtust aru, et tervikuna on usaldus politsei vastu kadunud, et mis see ühiskonnas näitab, ütleb, et need, kelle usaldus on seal täiesti põhjas, ei usalda neid, kelle usaldus on nagu suhteliselt laes. Aga ma arvan, et see ongi see pilt, mis peaks nagu kõigil ees olema, kui nad kuulavad selliseid hulle jutte, nagu see lugu, millest me alustasime seal Ekspressis, et minu meelest see üks pilt räägibki rohkem kui 1000 sõna. Aga nüüd õiguseksperdina, sina oled seda süsteemi nagu pikalt ja aastaid seespoolt näinud, et mis see oleks, mida õigussüsteem, prokuratuur, kaitsepolitsei, võib-olla mõlgutatakse mõtteid, et kaitsepolitseilt võiks selle menetlusõiguse nagu ära võtta, et kelle usaldust peaks taastama, kas poliitikute usaldust on üldse võimalik taastada? Kõigi usaldust tuleb taastada, sest päeva lõpuks ega inimeste peas usaldus oma riigi vastu ei ole nagu sageli nii tükeldatud, jah, kui sa niimoodi küsid institutsioonide kohta, aga et see kõige tähtsam küsimus on ju see suur pilt, et kui palju ma usaldan oma riiki, millest omakorda tuleb ju see vastus, et kuidas ma näen oma seotust selle riigiga, oma lähedaste, oma laste seotust selle riigiga ehk Eestiga. Ehk see usaldus ei ole ju sõnakõlks, et see ongi see, et kas meie inimesed ostavad oma kodusid siin või kuskil kaugel, kas nad näevad, et nende lastele parim koht kasvamiseks on siin, kas omakorda noored loovad peresid, loovad oma kodusid siin, kas investeeringud tulevad või lahkuvad, et see kõik on nende usalduste numbrite taga, et ma arvan, et siin peavad nagu kõik otsa vaatama, sest ma kordan, et ega õigussüsteem peab endale otsa vaatama, sest kas meile meeldib või mitte, siis need viimase aja juhtumid on nagu tekitanud selle küsimuse, et mis toimub. Ja ma arvan, et ei ole nagu mõtet öelda, aga meil on usaldus kõrge, et kõik ongi hästi, et vastupidi.
usaldusega peab iga päev tööd tegema. Et ma olen nagu alati öelnud, et sa pead tööd tegema, sa pead tõtt rääkima, sa pead oma inimestega rääkima, sa pead oma inimestele seletama, mis on ühe, teise, kolmanda juhtumi taga. Et sellepärast ka, et mina olen alati olnud hästi selgelt avatuse poolt, et kõik, mis puudutab menetlusi, loomulikult sa ei tohi kriminaalmenetluses minna tõenditega meediasse, aga mu põhimõte on alati olnud ja on ka täna, et ka õigussüsteemis riik peab oma inimestega rääkima, et inimesed saaksid aru, sest arusaamine on see, mis kasvatab usaldust. Ma mõtlen, sa oled ju ka pikalt nagu prokuratuuri juhtinud, ma ei tea, kui palju sa täna üldse ka ütleme, nende kas endiste kolleegidega nagu suhtled, et minu jaoks kõige suurem nagu, ma ei ütleks nagu hirm on see, et nüüd on sellised üksikud menetlused, ütleks võib-olla sellise kõrge kaliibriga menetlused, uuritakse, ma ei tea, poliitikuid, erakondi, et prokuratuur hakkab jalga väristama, et ta vaatab nagu tõendeid, ütleb, et jah, et siin nagu asi on tõsine asi, aga vot nende vastu me ei julge minna, et kui ohtlik see on nagu? Vastus nagu koosneb kohe mitmest vastusest, et su esimene küsimus oli, kui palju ma suhtlen, et ma lehest ise muidugi loen, et ma kõike juhin õigussüsteemis, aga tõde on see, et ma olen pidanud oluliseks, et kui ma olen ära tulnud süsteemist ja see on olnud 7 aastat tagasi, siis inimesena ma hindan õigussüsteemi kui väärtust ja vaatan sulle otsa, ütlen, et ei suhtle praktiliselt mitte kellegagi, et kui tänaval kokku saad, siis ütled tere, aga ei, ma ei tea mitte midagi, mis toimub prokuratuuris. Nüüd teine küsimus on see, et see mõju, et omal ajal, kuna ma olen ka rahvusvahelist suhtlust alati hästi oluliseks pidanud, siis ma olen käinud nii mõnigi kord rääkimas teemal poliitika ja meedia mõju kõrgkorruptsiooni menetlustele. Eriti halb on see, et kui nüüd me räägime jälle, et kas see on vastutustundetus, on see pahatahtlikkus, on see teadlik õigusriigi lõhkumine, ega kõik variandid on halvad. Aga et kui nagu mitu asja langevad kokku ja nagu mitme sellise pahalaste seltskonna huvid langevad kokku, et kõik tahavad nagu natuke õõnestada, sest ma arvan, et seal ei ole mingit sellist suurt läbimõeldud gruppi, kes õõnestab õigussüsteemi. Ei, seda ei ole. Seal on pisikesed grupid, igaüks on nagu väike kratt oma huvidest väljas, et kes tahab, et tema menetlus lõpetataks, kes tahab, et tema erakonna asju ei satutaks uurima, kellel on mingisugused ajaloolised taagad. Ja nüüd nad siis nagu igaüks nagu natuke urgitsevad seda kuskilt oma nurgast ja kokkuvõttes tekibki selline nagu kõrge usaldamatuse määr. Ehk ma arvan, et need mõjud on. Seal on hästi suur roll peaprokuröril, et tegelikult on peaprokurör see, kelle puhul ma usun, et ta peab olema nõudlik allapoole ja teine asi on see, et ta kõikvõimalikud sellised poliitilised nooled peab enda sisse võtma ehk a la parlamendiga suhtlus, kriitika, et just nimelt selleks, et kõik need, kes peavad saama rahulikult tööd teha, et kõik peab olema seaduslik, läbimõeldud, korrektne, ma rõhutan, seal peab olema nõudlik sissepoole. Sa pead nagu alati omama seda teist arvamust, sa pead laskma üle kontrollida, sul peab olema nagu see, et see, mis kohtusse läheb, on kvaliteetne ja läbimõeldud. See on üks pool, aga teine pool ongi see, et sa pead tegema kõik endast oleneva, et need inimesed, kes peavad neid raskeid kõrgkorruptsiooni asju menetlema, mis on kõikide tuulte vallas, kus kõik võivad sind rünnata, et iga juht need nooled peab enda sisse võtma, et need, kes menetlevad, need saaksid rahulikult teha oma otsuseid puhtalt seaduste ja tõendite pinnalt. Poliitikutele mingid soovitusi? Sama nagu majandusega on ikkagi see, et olge nõudlikud, aga looge keskkond ja laske nendel, kes sellega tegelema peavad, tegeleda. Selge, aga õigusriigis korruptsioonist me oleme pikalt rääkinud, ma arvan, me võiksimegi rääkima jääda, aga millest ma veel tahtsin tõesti rääkida, et eelmisel nädalal avaldati siis Eesti nii-öelda raport Eesti majandus globaalsete tõmbetuulte käes. Raul Eamets, Bigbanki nii-öelda peaökonomist on nii-öelda see kõneisik olnud, et lappasin seda, lugesin läbi, vaatasin veel,
said aru, et nagu parempoolsete programm 2023? Ma just nagu tahtsin sinna jõuda, et kas, või tahtsin küsida nii, et kas üks kaotatud Riigikogu periood, et põhimõtteliselt väga paljud asjad, jõuame ka nende juurde, millega nagu üldse ei saa nõustuda, aga väga paljud asjad, mis siin tõstatati 2022 või veel enne, kui parempoolsed erakonnana tegutsema hakkasid, olid meil nii-öelda laual. Absoluutselt, et kui jätta välja, et kõik see maksutõusude pakett ja see muidugi, mis on sisse nagu sinna kirjutatud, on teatud selline Isamaa poliitika kõrvad paistavad läbi kuskilt selliste mingite sammaste lõhkumise ja maksutõusudega, progressiivse tulumaksuga, aga seda me olemegi ju rääkinud, et Isamaa ei ole oma olemuselt enam ammu parempoolne erakond, et eks nad ongi sinna vasakule tsentrisse nihkunud. Siis tõdeda on jah, et need paljud lahendused alates tervishoiusüsteemis suurem oma osalus, kõik see, mis puudutab riigivõla pidurdusmehhanisme, see, mis puudutab selle puudujäägiga tegelemist, see, mis nagu ütleb selgelt, et me peame avalikku sektorit kokku tõmbama ja isegi see, et julgetakse tõesti välja rääkida sellest, et me peame rääkima nagu sotsiaalkulude muulgas pensionite sellisest külmutamist, ei räägi äravõtmisest, millega siin peaminister järjekindlalt valetab nagu parempoolsete suunas, aga me räägime just nagu sellest, et meil ei saa nagu sotsiaalkulutused kasvada kiiremini kui majandus, see ei ole jätkusuutlik, see on karuteene tuleviku suhtes, et need on kõik ilusti seal välja toodud. Jah, et selles mõttes mulle natukene meeldib see, aga teise poole pealt vaadates seda, et meil Riigikogu valimised ei ole tegelikult enam mägede taga ja on ikkagi päris suur tõenäosus, et Isamaa esimehest Urmas Reinsalust võib saada nagu järgmine peaminister. Et kas sulle tundub, et Isamaale hakkab nagu kohale jõudma see, et riigi rahandus on ikkagi suhteliselt tuksis ja ühel hetkel tuleb hakata seda ise nagu juhtima. Sest juba paar kuud tagasi ma olen nagu inimestega eraviisiliselt vestelnud, et see bravuurikus on natukene nagu alla läinud, et kas nüüd läbi selliste mõttekodade, sõltumatute, mingi ekspertide luuaksegi ikkagi sellist nagu fooni, et tegelikult on jama, et tuleb ka raskeid otsuseid tegema hakata, mitte see, et vähendame makse, tõstame toetuseid. Muidugi Reinsalu on ju tark inimene, ta lihtsalt ei ole teatud põhimõtteid, aga ta ju targa inimesena saab aru, et mis nagu olukord on. Et just täna, kui me siin istume ja arutame, siis me teame, et Eesti Panga president pidas Riigikogus kõne ja tema sõnum on see, et me peaksime sarnaselt Soome-Rootsiga tegema erakondade ülest koostööd, mis puudutab riigieelarvet, sellepärast et igaüks kasutab oma sõna, et see on hukukursil. Ja nüüd me jõuamegi sinna, mida on nagu parempoolsed öelnud, et jah, me rääkisime kaotatud kümnendist, millest täna pool on ära raisatud, et me oleme nagu endiselt pool sellest kümnendist pidu pidanud ja raha igale poole loopinud, et kui me hakkasime 2022-2023 rääkima, et meil on vaja kärpekava, meil on vaja tegeleda majanduskasvuga, me peame kokku hoidma, siis täna on 4 aastat raisatud aeg, mis puudutab Isamaad, siis nad ju kindlasti suudavad numbreid vaadata ja saavad aru, et tegelikult ees on kohutavalt raske aeg. Ja samal ajal hakatakse siis pinnast ette valmistama selleks. Ma olen öelnud ka sellele vastuseks Eesti Panga presidendi ettepanekule, et see on tunnustust väärt, et nemad vähemalt püüavad ja saavad aru. Aga see on üks suur probleem, mis ongi ju riigi juhtimisel, et on üks jutustamine ja on üks ümmargune mull, on tühjad lubadused, et kui te tahate olla need, kes tõesti astuvad sammu lähemale korras riigi rahandusele, võtke kätte, tehke parlamendis negatiivne riigieelarve, 2027 eelarve tegemine on sügisel ees, võtke kätte, külmutage ära 2 aasta tagusele ajale kulutused, ärge jutustage, et teie käes, täna tegelikult ka Reinsalu käes parlamendis, et kui te tahate olla riigimehed, võtke kätte, hakake otsustama või siis nagu suruge opositsiooni poolt
riigivalitsejaid sinna suunda, et see kokkuhoid ei ole mitte see, et paneme jutupunktid kirja ja kirjutame alla paberile, et hakkame kokku hoidma, vaid kokkuhoid on see, et tehakse need otsused, mis on samm lähemale riigi kulude kokkuhoiule, ehk seesama tänane riigivõlg, mis on ületanud 10 miljardi piiri, mis me räägime nagu maksukoormusest, mis on tõusnud 3,7 pealt kuni 35,2 peale. Et need on need numbrid, mis räägivad, et kui kohe ei kehtesta väga karme pidurdusmehhanisme sellele riigivõla kasvule ja puudujäägile, siis meid ootab Kreeka tee. Nojah, aga ütleme, kuidas see täna täna on neljapäev, Tartus toimub eakate festival, ma just nägin ühe reformierakondlasest Riigikogu liikme postitust, kes postitas, et sõidan Tartusse olukorras, kus parempoolsed ja Isamaa tahavad pensione kärpida, et lähen pensionäridelt küsima, mis nemad sellest arvavad, et kui need pensionid vähemaks võtta. Et me räägime siin 10 miljardit, 3,3%, kõik muid asju, aga kuidas seda, ütleme, sellisele lihtsale inimesele, ka pensionärile selgitada? Mulle muideks on väga meeldinud need kohtumised telkides pensionäridega, kes on sellised julged härrad ja prouad, kes tulevad juurde ja küsivadki, et teie oletegi need, kes tahavad meie pensione külmutada või kärpida. Ja kui sa siis räägid nendega rahulikul moel, et vaadake, et mida rohkem me paneme seda raha sellesse teie pensionitõusu, siis teate, et see indekseerimise süsteem on poliitikute poolt trikki aetud, et mida rohkem me seda raha sinna paneme, seda suurem on inflatsioon, raha jõuab järjest rohkem sinna majandusse ja tegelikult see toob kaasa selle, et teie ostujõud päeva lõpuks väheneb, ehk piima ja leiba poest oma pensioni eest te saate aasta pärast vähem osta. Ja ma pean tunnistama, et ma ei ole niimoodi vahetult rääkides inimestega hästi lihtsal moel mitte ühegi pensionäri käest kuulnud pärast seda ühtegi halba sõna, sest kõik inimesed üldiselt ju hoolivad sellest, et järeltulevatel põlvedel oleks parem elu kui meil. Ja täpselt samamoodi saavad pensionärid väga hästi aru, kui sa nendega räägid. Aga see, mis täna algab, nagu sa ise hästi mainid, et ees on ju Riigikogu valimised ja me juba näeme, juba tuleb, kõigile lubatakse kõike, rohkem toetusi siia, rohkem toetusi sinna, rohkem erakorralise pensionitõuse. Et tegelikult ei vaadata mitte seda Eesti riigi ja tulevaste põlvede elujärje küsimust, vaid vaadatakse seda, kuidas rohkem hääli saada ja see on valus ja vastutustundetu. Kui me vaatame 2022 nii-öelda eelmise Riigikogu perioodi lõppu, siis minu arust detsembrikuus võeti ju mingi meeletult vastu igasugused peretoetuste ja muid otsuseid ja minu arust peale Siim Kiisleri vist ei hääletanud keegi selle vastu. No seal Stanuhin oli vist ka, tal oli see katuseraade probleem, aga maailmavaateliselt oli Siim, et meil kõigil on see pilt ees, et Riigikogu hääletamise pilt, kus Siim Kiisler oli ainuke, kes hääletas vastu siis sellele raiskamise riigieelarvele ja tollel korral ju kõik, et see sama pöörane lastetoetuste eelnõu, millega Isamaa läks, et selle kandis ju ette Reformierakonna minister, nad kõik toetasid seda. Ja see ongi hämmastav, et tollel korral, kui oli selline pöörase peoeelarve, kui kõik sai aru, et ammu on aeg pidu lõpetada, siis ometi panid kõik edasi ja oligi Siim ainuke, kellel see mõistuse hääl alles oli. No aga vaadates täna erakondi, kes mida lubab, et kui nüüd see nagu raport välja arvata, mis eile oli, ma vaatasin neid interneti kommentaare, ma ei eriti muidugi loe, aga päris põnev oli, et ega keskmine inimene ju ei tea, kes on nii-öelda Raul Eamets ja siis selle raporti nii-öelda kommentaariumis sai või soovitati, et umbes Raul Eamets ja Reformierakond tõmmake uttu umbes nii, et jah, ega siis see kommentaariumite seltskonna omaette saadet väärt, aga ega seal muud ei ole, et ma arvan see, mille me ju ise oleme parempoolsetena valinud, et see põhimõtteliselt selge maailmavaade ja julgus rääkidagi, et mitte nagu proovida kõigile meeldida, vaid inimestele tõe rääkimine ja et on tõde ja sa kirjeldad seda tagajärge, et ma arvan, et see on see, mida tuleb edasi teha. Ja siis tulebki loota, et ühel päeval ikkagi taaskord kasutan sõnamõistuse hääl, võidab.
Nojah, nagu üks tänane erakonna esimees kunagi paarkümmend aastat tagasi väga tabavalt ütles, et kui sa kõikidele kummardad, siis ühel hetkel ei saa sa aru enam, kellele sa nii-öelda tagumikku parajasti näitad, et ja mina olen kasutanud seda, et ega me ei olegi präänikud, kes peavad kõikidele meeldima, et meie asi on seista oma valija eest ja ma arvan, et seesama parempoolsete valijad täna saab hästi aru sellest, et kui me räägime kärpimisest, me räägime külmutamisest, siis see tähendab samal ajal ka seda, et me räägime julgeolekust, sest julgeolek ja majandus on ühe mündi kaks külge. See tähendab seda, et me räägime nagu sotsiaalsüsteemist, mis ei ole selline vanaaegne sotsiaalriigi mudelil põhinev, vaid inimese omal vabadusel ja vastutusel põhinev, kus aidatakse neid, kes päriselt abi vajavad, ülejäänutel lastakse elada. Et ma arvan, mida rohkem rääkida, mida rohkem ka otsustega ühel päeval näidata seda, et see on see tee, mis viib parema homseni, seda usun, et laiapindsemaks läheb ka see parempoolsete endi toetus. Et mulle selles mõttes sellised raport täitsa meeldivad ja võrreldes, ütleme, eelmiste Riigikogu valimistega, ma mäletan just, kui nii-öelda peaminister käis peale valimisi stuudios ja siis küsiti, et kuulge, et aga miks te siis nii-öelda rahast ja maksudest ei rääkinud, siis tuli vastuseks see, et aga maksuküsimusi ei saa ju panna nii-öelda rahvahääletusele või parlamendivalimistele. Et minu arust on tore, et need asjad nagu välja tuuakse ja siin on minu arust täitsa ausalt toodud, et meie pensionisüsteem on jätkusuutmatu, tervishoid on jätkusuutmatu, hariduseni võib-olla me täna pikalt ei jää, ka haridussüsteem on jätkusuutmatu, et ma küll loodan, et ütleme, Riigikogu valimiste eel tulebki tõsine debatt selle üle, et kuidas neid probleeme lahendada, et kas tõstame maksu, võtame laenu juurde või vaatame tõesti neid kohti, kust on võimalik kokku hoida, kärpida, külmutada, midagi tõhusamalt teha. Ma arvan, et mida ju ka parempoolsed on öelnud, et maksutõusudeks ruumi ei ole. Et fakt on see, et me peame sellest sotsiaalriigi mudelist lahti laskma ja teine on ikkagi need radikaalsed reformid täpselt selles kolmes valdkonnas, mida sa puudutasid, tervishoiusüsteem, haridus ja sotsiaalsüsteem. Et seal see julgus ära teha sellised radikaalsed reformid, kus tõesti, kui me räägime tervisesüsteemist, kus tekib nagu see tervisekonto, kõrgem omaosalus, rohkem erakindlustust, päris nagu turg, kuhu me laseme erasektori juurde, et seal on peidus need lahendused, mitte nagu kõrgemates maksudes, et mulle alati meeldib rääkida, et ega see nagu raha ettevõtlusesse või raha majandusse või riiki tuleb ju juurde ettevõtlusest, et mida rohkem on töökohti, mida rohkem on majandust, mida rohkem on neid, kes nagu maksavad makse, et seda paremini riigil lähevad. Et ega see, kui sa jagad ümber järjekindlalt olemasolevaid makse, et meil on siin 2 teeklaasi nagu, et hakkad jagama seda või veeklaasi, et hakkad jagama, muudkui oleks siin veel 3 klaasi, muudkui jagad ja jagad, ega tilkhaaval otsa saab ühel päeval, kui sa tegeled ümberjagamisega, et see on ju tegelikult selle parem vasaktelje põhi nagu iva. On tegelikult alati 2 iva. Üks on see, et kes on parim otsustaja, kas riik oma masinavärgi ja regulatsioonidega või inimene ise. Parempoolsed alati on inimene ise. Ja teine on kas ümberjagamine või juurde loomine. Et vasakpool on see, kes kogu aeg tahab ümber jagada, nad võtaks selle vee ja muudkui jagaks ühest tassist teise. Sõbrad, me peame mõtlema, kuidas seda vett juurde tuua lauale. Ja ma arvan, et mida rohkem on töökohti, mida vabam on majandus ja turg, seda paremini läheb inimestele, et see sellepärast ka nende radikaalsete reformide taga tuleb küsida valijal seekord väga selgelt, et mis on teie plaan kokkuhoiuks erakonnad, mis on teie plaan nendeks reformideks, sest mis on nagu ka näha, on see, et ega vaikselt kõik juba räägivad, et tervishoiusüsteem on jätkusuutmatu. Et selles mõttes sotsiaalsüsteem sellisel moel, kus maksumaksjaid jääb järjest vähemaks, elanikkond pigem vananeb, rahvastik, demograafiline olukord on nagu leebelt öeldes hullem kui kehv, et selles olukorras, et mis saab. Ja ma väga loodan, et valija on nõudlik ja valija ütleb, et ei aita udujutust, ei aita nagu lubadustest, et kust raha tuleb. Kust tuleb nagu lubaduste kate? Nojah, nagu sa enne eelmisi Riigikogu valimisi ju tabavalt ütlesid, see sama olukord oli see, et kust tuleb raha, ei tea, mis saab edasi, ei huvita. Jah.
Mul on küll see väga, väga hästi selles mõttes meelde jäänud, aga eks me nagu ringiga jõuamegi tagasi sinna esimesse punkti, et ega kui see, ütleme, see õigusriik, vaba turg, kõik muud asjad, et need hakkavad nagu natuke väristama, see ju ühel hetkel, see otseselt ju kajastub ka selles, et kas inimesed on nõus siia investeerima, kas tulevad nii-öelda töökohad, muud asjad, et noh. Absoluutselt, et seesama jällegi majandus, õigusriik ja see läänelik mõtteviis, et inimene ise oma vabadusega on parim otsustaja, et need on need 3 alussammast. Ja kui need hakkavad murenema, siis on pahasti. Nii et selles mõttes ma ikkagi nagu arvan, et need parempoolsed sellised valimiste ajal välja öeldud põhimõtted, et ei ole nagu ainult nagu sloganid paberil, et see mõistuse hääl ongi see, mis on meie DNA. Ja samal ajal see põhimõte vähem makse, rohkem vabadust. Et ma küll usun, et sellega me läheme ju edasi ka Riigikogu valimistel, et see on lihtsalt see, millesse me usume ja ma arvan, mida rohkem me näitame, mida rohkem inimesed hakkavad tajuma, seda suurem saab ka olema toetus nendeks valusateks otsusteks. Ja ühel hetkel siis, kui need valusad otsused on tehtud, siis tuleb osata ka ju võib-olla siis ühel hetkel poliitikast lahkuda, et ma arvan, et aga see ongi iva, et sa ei tohi karta, sest ega see kogu see Eesti poliitika üks probleem on see, et meil on nagu see vana seltskond, kes on nagu läinud, enam neil tööturul ilmselt mujal nad ei saakski hakkama kui parlamendis ja siis nad seal tiksuvad. Mis tähendab seda, et nende mõtteviis on see, et saaks aga 4 aasta pärast uue ametikoha, mitte see, et teeks nagu Eesti jaoks nagu rasked, aga olulised otsused ära. Et noh, seepärast ma nagu loodan, et see parempoolsete seltskond, kes seal Riigikogus olema saab, ei ole mitte seltskond, vaid väga tugeva selgroo ja selge maailmavaatega kõva fraktsioon, kes siis ka oma parempoolset poliitikat seal päriselt ellu viib. No aga ma küsingi sult, et kuidas siin täna 7. mail Lavly Perling garanteerib seda, et parempoolsed ei muutu täpselt samasuguseks nagu kõik teised, kui me parlamenti pääseme? Ma olen sellele vist pidanud üldse, ma arvan, viimasete aastate jooksul kõige rohkem vastama. Ma mõtlen, et see on üks enim levinud küsimus, mida mu käest küsitakse ja ma olen öelnud, et kui ma olen öelnud, et erakonda ehitatakse selles 5 vaos inimesed, ideoloogia, infoväli, organisatsioon ja raha, siis ma väidan, et need garantiid on täpselt seal samas peidus. Et inimesed, keda me kutsume, et me ei jookse mööda maailma ja ei otsi kuulsaid inimesi, vaid me otsime sama maailmavaatega inimesi, see on esimene garantii. Teine on see, et seesama, et me oleme algusest peale rõhutanud oma maailmavaatelisuse tähtsust, ongi see, et me oleme selle deklareerinud, välja öelnud ja see on meie jagatud maailm. Ja kui me nüüd sinna juurde paneme veel nagu selle kogu sellise rahastamise poole, et inimesed, kes on nagu tulnud ja meid toetanud, et ka nemad toetavad meie maailmavaadet, et need garantiid ongi need garantiid, et ei ole võimalik ei oma liikmetele, ei oma valijatele, ei oma toetajatele otsa vaadata parlamendis, kui parempoolsed hakkavad sotsideks muutuma. Et need ongi need garantiid, nii et kui sa lubad oma saates, siis ma ikkagi ütlen, et kui inimesed, kes vaatavad ja mõtlevad, et kas nagu siduda ennast poliitikaga või ei, et siis see on see hetk. Et kui te mõtlete järgmise aasta märtsi peale, see saab olema Eesti jaoks karm aeg. Et täna on see aeg, kus on mõistlik tulla liituda parempoolsetega, et pakkuda sellele edumeelsele inimesele, kes näeb tulevikku, kes näeb lahendusi, kes hoolib sellest pikast perspektiivist Eesti vaates. Et need on ainult parempoolsed. Et kui te vaatate poliitmaast, jaa, teised on PR-is tugevamad, jaa, teised võivad rohkem silma paista. Kas te päriselt olete nagu rahul sellega, et märtsist oleks nagu EKRE Isamaa valitsus? Aga kus on alternatiiv, et kas keegi tahab Reformierakonda näha valitsuses? Et need on nagu need küsimused, mida küsida ja siis mitte jääda diivani peale vaatama, et oi, kõik on lollid ja neid küll usaldada ei saa, vaid vastupidi ajada selg sirgu ja öelda, et lähen appi. Liitun parempoolsetega ja annan oma panuse. Ja selles mõttes on ka hea meel tõdeda, et ma nii-öelda veel hobi korras ka parempoolsete Harju piirkonna esimehena, et ega me ei võta kõiki liikmeid nagu vastu, et mõnedele tuleb ka nagu
nagu ära öelda ja kusjuures, kui ma ka inimesi nagu erakonda olen kutsunud, siis nad ütlevadki, et võt see on isegi nagu parem argument, et me ei võta kõiki vastu, kui see, et me nagu võtame kõiki vastu, et noh, ja ega meilt on ka lahkujaid ju. Noh, sa tead samamoodi, et ühel hetkel inimene tunnetab, et parempoolne maailmavaade pole see ja ma arvan, et see on nagu väga aus kaup, et ega ei pea ju vägisi olema või üritama seda erakonda teha kuidagi vasakpoolsemaks, et ei muidugi, ega siis esiteks on ikkagi ju parempoolsed olnud kasvav erakond, et nende väga suurte erakondade puhul on ka liitujaid palju, aga et kui me vaatame seda pluss-miinus kontot, et siis parempoolsed on ikkagi kasvav erakond. Ja nõus, et ega siis inimesed kohanevad ja teistpidi inimesed vahel väsivad, vahel nad tajuvad, et ma ei ole ikkagi nii parempoolne, et see kõik ongi ju normaalne erakonna kasvamise osa. Kuule, aga tõmbaks sellele joone alla ja sa tead mind kui väga suurt nagu spordisõpra. Tuleb vehklemise lugu. Tuleb jah, vehklemise lugu, et ma tegelikult alustaks nagu sellest, et mis tunne on olla president? See on nüüd üks küll raskemaid küsimusi, et ma ei taha ennast üldse pisikeseks teha, aga võib-olla see on see ainuke koht, kus ära rääkida see lugu, et ma pean tunnistama, et kui Novosjolov helistas ja pakkus seda presidendi kohta, siis ma hakkasin naerma, sellepärast et ma mõtlesin, et mul on 2 riiki, kus korruptsiooniga võidelda ja erakond, mida ehitada, et mis nali see on. Aga see, kuidas ta rääkis nagu sellest tippspordist ja kuigi vehklemisel ei ole mitte midagi tegemist poliitikaga ja vehklemisliidul, siis fakt on see, et see väärtus, see pingutus, mida mina alati sportlaste puhul hindan, see on hästi parempoolne väärtus, parempoolne väikse tähega. Ja see, kuidas ta siis rääkis nendest tippudest ja olümpiamedalist ja kõik, mis puudutab Eesti rahvuslikku uhkust, seal ma ju olen hästi kergesti ära räägitav, ja kui ta siis rääkis veel nendest noortest, kes altpoolt kasvavad, siis ma mõtlesin, et sa tead küll seda lugu, see NASA koristaja, kelle käest küsitakse, et mis sinu töö mõte on, ja ta ütleb, et ta aitab rakette kuule saata. Et ma ütlen sulle ausalt, et ma tean, et ma olen president ja ma seisan täna nende vehklejate eest, aga ma vahel olen mõelnud, et ma ikkagi olen natuke nagu see NASA koristaja, et selle koha pealt, et tegelikult töö teevad ära ju sportlased ja treenerid, et tuua meil olümpiamedalid, et meie siis tugitoolis saaks uhkust tunda selle sinimustvalge lipuga. Aga et kui ma saan selle oma panuse anda, selleks, et tuleb see olümpiamedal, et kui ma saan anda oma panuse, et 740 vehkleja asemel on 3 aasta pärast peale Los Angelese olümpiamänge üle 1000, teeme siis. Et see tunne on. Ma tean seda, et sulle meeldivad nagu lood, et mul sellega seoses tuli just see lugu. Ma pean tunnistama, et mina lugesin ka kuskilt lehest seda või sain kuskilt meediast teada, et hopsti, et Lavly Perlingust on saanud vehklemisliidu president, siis mõtlesin, et ohoh. Mulle tuleb üks lugu meelde, ma arvan, kui me käisime kas Saaremaal või Hiiumaal, et seal direktor rääkis loo ühest õpetajast. Õpetajate elu me nagu teame, et tead, tunde palju ja klassi juhatamine ja vanematega suhtlemine, tead nagu natuke nagu läbi põlen, lihtsalt ei jaksa, võiks natuke koormust maha võtta nii ja naa. Ütles siis kolleegidele, et ma lähen nüüd direktori juurde, Läks direktori juurde ja tuleb tagasi, särab, kõik mõtlesid, et mis ta nüüd siis sai, kas sai tunde vähemaks, sai palka juurde või muid asju. Ütles, et mis välja kauplesid? Tead, direktor ütles mulle, et sa oled kõige parem inimene õpetajate jõulupalli korraldamiseks ja andis mulle veel ülesandeid. Ja siis mul tuli just see meelde, et nagu selle erakonna ja Moldovate ja Ukrainadega veel vähe on, et aga nii on ja selle võrra ma soovitan sul vaata, mina elasin kaasa eelmisel nädalal U23 poistele ja ma nagu ei häbenegi ütlemast, et ma arvan, et see oli minu esimene selline noorte vehkleb, eks me olümpiat ja maailmameistrivõistlus ikka vaatame, aga ja see, kui see poiss seal maski maha võttis ja mõnekümned sekundid enne lõppu raja ääres kükitas meie poiss ja tegemist oli pronksimatšiga ja siis, kui ma sain aru, et ma läbi ekraani peaaegu palun, Kasper, võtame nüüd ennast kokku ja me saame sellega hakkama, siis oligi see hetk, kus ma sain aru, et vau, nad ongi minusse selle kire juba nagu sütitanud
otsustanud, et kui juba midagi teha, siis ikkagi nagu nii, et see läheb sulle korda. Sa rääkisid väga ilusti nii-öelda peaprokurörist, mis võiks olla selline nii-öelda selline vahemuhv nii-öelda poliitikute ja päristöö vahel, et kas alaliidu president võiks ka olla see, et sportlased saaks tegeleda spordiga ja nad ei peaks tegelema, kui me vaatame, pikalt ei peatu, kui me vaatame ka, mis olümpiakomitees toimus, et ma ei tea, sport seal küll vist väga ei võitnud. Ei see oli piinlik jah, ja see oli, selles mõttes on ta ju valus, et kui teised riigid keskenduvad 2 aastat enne olümpiamänge oma sportlaste 100%-sele toetamisele, siis see, mis meil otsustatakse hakata nagu lihtsalt mingi jonni pärast nagu presidenti maha võtma, et las ta olla. Aga see oli lihtsalt valus on kõrvalt vaadata. Õnneks ma küll arvan, et kui ma vaatan nüüd neid noori sportlasi ja tippsportlasi, kes teevad trenni ja keskenduvad, siis ma arvan, et mida kiiremini selle uuesti kuidagi korda saab, et seda parem. Aga ma olen nõus suga, et ma olengi seda nii näinud, et eks selle alaliidu roll ongi luua see keskkond, et see sportlane, see, kes läheb võistlema sinna maailma tippudega, et tema ei peaks mõtlema tehno peale, et ta ei peaks mõtlema, et kust tuleb raha, kust tulevad maskid ja kust ma nüüd lennupiletid saan, et see süsteem on hästi nagu automaatne. Ja teine, mis on hästi oluline, et ta saaks usaldada seda alaliitu, et ta teab, et raha, mis alaliidus läheb enne kõike spordi peale. Et ühelt poolt sinna tippude toetamise peale, et tipud saavad seal tipus toimetada ja siis selle peale, et alt saaks need uue aja kangelased sündida. Sport on päris selles mõttes keeruline nagu valdkond, et kui me vaatame ka viimasel ajal, mis meil siin nagu toimunud on, et nagu sa ka poliitikast, enne vist sa ütlesid ka, kui ma õigesti mäletan, et see ikkagi eeldab selles mõttes pühendumust, pingutust, kogu seda asja, ja samal ajal me ei saa ju eeldada, et meil tulevad olümpiavõitjad ilma pingutuse, ohverduseta muu, et kus see piir jookseb, et muidugi ei tule ilma töö ja pingutuseta midagi elus ja kindlasti ei tule midagi tippspordis, aga ja see ongi ju tegelikult kogu sellise alaliitude ja olümpiakomitee nagu selline suur ülesanne kogu aeg seda keskkonda pakkuda. Teine pool on nüüd kogu see selline inimese enda tervisesport ja selline liikumisharrastus, et see peaks olema ka nagu selline elementaarne, see on jälle see inimese oma vabaduse ja vastutuse küsimus. Aga sportlased väärivad lugupidamist ja kuigi seal spordil ei ole maailmavaadet ja ma ei ole vehklemisliitu poliitikat viinud, et siis sellega ma olen nõus, et see pingutus ja saavutusega sport on ka ju selles mõttes karm. Ei panda kõigile kuldmedalit kaela, ainult see parim saab selle võitja ja ma arvan, et tegelikult on ju elus ka nii, et sa saad kõigile luua tingimused, aga see, mis sa siis lõpuks nagu oma elus saad, et see sõltub ju ikkagi enne kõik inimesest endast. Võib-olla selline intrigeeriv küsimus, et sa ütled, et tegelikult poliitika ei peaks minema nagu sport ja ka miks väga palju spordialaliidud nii-öelda võimlevad selle eest, et saada enda esimeheks ministreid, Riigikogu liikmeid, kõik selliseid. Kusjuures ma olen seda mõelnud, ma ei ole sellest ilmselt lõpuni aru saanud, võib-olla ma ei tahagi sellest lõpuni aru saada, sellepärast et ma küll pean tunnistama, et võib-olla seal on ikkagi sellist tahet särada koos võitjatega ja midagi sellist, aga ma arvan, et täna seda oma väikest vehklemisliitu silmas pidades ma küll üritan keskenduda sellele, et kõigepealt nagu see kodukorda teha, et seal nagu rahaasjad oleks korras, siis taastada see usaldus kuidagi sellise juhatuse ja klubide ja sportlaste vahel ja siis hakata vaatama, et mis on need konkreetsed sammud, kuidas saab toetada. Eks teiste alaliitude käest peab küsima, et miks need teised poliitikud sinna trüginud on. No ma saan aru, et alati ei trügi, et kutsutakse.
aga kas see või ka näiteks see olla, et ütleme, et kui noh, et selleks, et saada kuskil poliitikuks, ministriks, et noh, see ikkagi eeldab selles mõttes ka mingit tööd, mingit pühendumust, läbirääkimiste oskust, et võib-olla nende oskuste pärast kutsutakse poliitikuid? Võib-olla, aga võib-olla meil on ikkagi põhjust vaadata sellesse EOK sellisesse suurde spordisüsteemi nagu sügavamalt sisse. Et mis seal toimub, miks seal toimub, et kas me ikkagi oleme päriselt sealt nõukogudeaegsest spordisüsteemist ära ja me oleme päriselt seadnud oma prioriteediks selle tippude aitamise kõige läbipaistvamal ja parimal moel ja rohkem ma ei ütle selle kohta midagi. Rohkem ei ütle, aga kui nüüd 2-3 lauset meie tänase saate nagu lõpetuseks, et aeg hakkab meil otsa saama, et mille üle sa täna Eestis kõige rohkem nii-öelda südant valutad ja mille üle rõõmu tunned? No eks meil on ikka üks maailma parimaid paiku elamiseks, et selle üle tunnen rõõmu ja selle üle valutan südant ka. Et ma arvan, et see oli umbes vast selline 12 aastat tagasi, kui mu käest küsiti, võib-olla vähem, aga igal juhul ma mäletan, et toona küsiti seesama küsimus, et mis sulle kõige rohkem muret teeb. Ja ma vastasin, et kuidagi automaatselt, et see tegelikkuse ja näilisuse konflikt. Ja vahel ma olen mõelnud, et täna poliitikas ma vastaks seda sama, et see teeb muret, et jube palju on kuidagi seda sellist valelikkust ja sõnade ja tegude mitte kokkulangevust. Ja see on, me jõuame jälle nagu inimeste usalduseni tagasi, et see tegelikult lõhub usaldust. Ja kui lõhkuda inimeste usaldust, siis riik nõrgeneb, aga ma tahaks ikka lõpetada sellega, noh, nagu sa ütlesid, head ja halva positiivsega just, et seda ma nagu ütlen, et ei midagi traumaatilist, et ma arvan, et päeva lõpuks on ikkagi see, et meil on nagu parim paik elamiseks ja meie enda käes on see, et me oleme peremehed omal maal. Ja tegelikult see, kuidas meie nagu oma riigis toimetame, et sellest tegelikult sõltubki ju meie riigi käekäik ja ma arvan, et see, et me oleme täna nagu vabad ja meil on nagu võimalus ehitada omakorda järgmistele põlvedele üles see sama Eesti, mille üle meie oleme uhked olnud kõik need 30 aastat. Et ma arvan, see teebki rõõmu. Lihtsalt ei ole nüüd mõtet ainult rõõmustada, vaid tuleb tegutseda. Aga ma tänan, et sa tõesti leidsid see 3 tundi, et siin nagu mõnusalt aega veeta, rääkida ka Eesti jaoks nii-öelda valusatest teemadest, ausalt, otsekoheselt, veel kord aitäh. Ja meie täna lõpetame selle podcasti Kaarman kõnetab. 2 nädala pärast on meil juba uus külaline, uued põnevad teemad. Kui sa tahad midagi põnevat või oled näinud midagi põnevat, millest võiks meie podcastis rääkida, kirjuta mulle. Uute kohtumisteni.